Ameerika jalgpall võib esmapilgul tunduda hirmus keeruline. Seal on palju reegleid, palju reklaamipause, palju termineid, millest aru ei saa. Tegelikult ei pea sa alguses kõiki reegleid teadma. Piisab, kui sa saad aru, kes ründab, kes kaitseb ja kuidas see mäng üldse liigub. Kõik muu tuleb vaatamise käigus. Ja täna me seletame selle lahti võimalikult lihtsalt, ilma ülemõtlemata. Minu nimi on Ülar. Ja mina olen Kallaste. Ja me teeme koos Ameerika jalgpalli teemalist podcasti Cover 3. Ja selles videos näitame, kuidas vaadata Ameerika jalgpalli nii, et oleks arusaadav ka siis, kui sa seda pole varem jälginud. Ameerika jalgpall kõlab eestlastele esialgu väga võõralt, aga USA esispordiala on äärmiselt haarav, taktikaline ja samas plahvatuslik spordiala, mis on tootnud lugematu arvu ajaloolisi momente. Selles videos üritame lihtsas keeles selgitada, kuidas Ameerika jalgpalli vaadata. Kasutame näitena NFL-i, mis on maailma suurim spordiliiga. Ameerika jalgpall arenes välja ragbist, kui see ala 19. sajandil koloniseeritud USA'sse jõudis. Aga esimene ametlik mäng peeti tegelikult 1861. aastal Torontos. Ajas arenes mäng aina ragbist kaugemale ja kujunes selliseks, nagu me seda täna väljakul näeme. Ja miks seda üldse jalgpalliks kutsutakse? Sport eristati kunagi ammu selle järgi, kas neid tehti hobuse seljas või jalgsi. Ameerika jalgpallis tuleb küll jalaga pallilöömist ette, aga nimetuse põhjuseks on lihtsalt see, et ala mängitakse jalgsi ning see nimi on külge jäänud. Nii, läheme mängu juurde. Ameerika jalgpalliväljakut ja mängu ennast mõõdetakse jardides, mis tähendab umbes 0,9 meetrit. Väljak on 120 jardi pikkune, mõlemas väljaku otsas on 10 jardine ala, mida kutsutakse endzone'iks ehk lõpualaks. Mängu eesmärk, nagu ragbis ja ka jalgpallis, on pall sellesse alasse toimetada. Ülejäänud 100 jardi lõpualade vahel jääb mängualaks, kuid väljakule on tõmmatud iga jardi peale joon ning paksemad jooned iga 5 jardi tagant. Keskjoon on seega 50 jardi joone peal. Väljakul on 2 meeskonda ja kokku 22 mängijat, 11 rünnakus ja 11 kaitses. Ameerika jalgpalli teeb eriliseks see, et erinevalt paljudest teistest spordialadest on meeskonnas rünne ja kaitse eraldi komplekteeritud. Ründajad puhkavad siis, kui kaitse on väljakul ja vastupidi. Mängu pikkus on 4 15-minutilist veerandit ehk 2 30-minutilist poolaega. Siin on ka mõni lisareegel, kuid selles videos me liialt detailidesse ei lasku, jätame need tulevikuks. Selles videos kasutame näidetena klippe Kansas City Chiefsi mängudest, kes kannavad punast vormi. Enne mängu algust visatakse kulli ja kirja ning sellega selgitatakse välja, kumb tiim saab esimesena palli ning ühtlasi õiguse rünnata. Pärast poolaega saab palli teine tiim. Nii, mäng algab avalöögiga, kus kaitsev tiim lööb palli ründavale tiimile. Püüdja võtab palli ja jookseb sellega vastase lõpuala poole, kuni ta maha võetakse. Eesmärk on viia pall võimalikult kaugele ja rünnak algab sealt, kus ta maha võetakse või kus ta üle küljejoone astub. Mõnikord õnnestub pall täitsa lõpualasse viia, mis tähendab touchdowni. Ilmselt kõige olulisem asi, mida Ameerika jalgpalli vaadates meeles pidada, on palli liigutamise põhimõte. Palli liigutatakse 2 viisil, kas joostes või söötes. Sisuliselt mängitakse rünnakul 10 jardi kaupa ning ründaval meeskonnal on 4 play'd ehk katset 10 jardi saada. Kui pall viiakse vähemalt 10 jardi võrra edasi, saavad nad uued 4 katset ja rünnak saab jätkuda. Lihtsustamise jaoks on NFL ülekannetes märgitud rünnaku algusjoon sinisega ja 10 jardi joon oranžiga. Enne igat katset koguneb tiim kokku ning quarterback ehk mängujuht ütleb kõigile, mis kombinatsiooni mängitakse. Igal mängijal väljakul on väga spetsiifiline roll, aga neid rolle selgitame kunagi tulevikus teises videos. Nüüd vaatame koos, kuidas Kansas City Chiefs rünnakul palli liigutab. Nad kannavad punast vormi. Üks asi veel, graafikal näidatakse seisu ja aja kõrval, mitmes katse on ja mitu jardi on vaja koguda, et uued 4 katset saada. Chiefsil on esimene katse ja 10 jardi vaja minna. Nad otsustasid joosta. Pallikandja liikus edasi 4 jardi, kuni kaitse ta maha võttis. Nüüd on teine katse ning 6 jardi minna. Teisel katsel otsustas Kansas City sööta. Mängujuht viskas palli püüdjale, aga püüdjal ei õnnestunud ühtegi jardi koguda, enne kui kaitse ta maha võttis. Nüüd tuleb 3. katse ja ikka 6 jardi minna. Chiefs otsustas jälle sööta, aga mängujuht ei leidnud kohe vabat püüdjat ning jookseb ringi, et aega leida. Lõpuks ta leidis ühe püüdja, kes kogus vajalikud jardid ja sai tiimile uued 4 katset ehk first downi. Nii liigutakse vastase lõpuala poole, kuni õnnestub touchdown skoorida, kas söötes või joostes. Ja touchdown ise annab 6 punkti. Pärast touchdowni on ründaval meeskonnal veel üks katse. Siin on valiku koht. Kas lüüa pall jalaga läbi postide ja võtta üks natuke kindlam punkt
või proovida 2 jardi pealt uuesti pall lõpualasse viia, mis annab 2 punkti. Ameerika jalgpallis on iga punkt äärmiselt oluline, seega need valikud on väga tähtsad. Kui ühe tiimi rünnak lõpeb, läheb õigus teisele. Nüüd saab palli Buffalo, kes kannab valget. Rünnak algab ikka avalöögiga, aga kui pall maandub lõpualas või üle otsajoone audis, alustab ründav tiim enda väljaku poole 35 jardi joone pealt. Buffalo rünnakul on esimene katse ja 10 jardi minna ja nad otsustasid sööta. Nad said selle sööduga 6 jardi. Teisel katsel otsustas Buffalo joosta ja sellega nad said 2 jardi. Nüüd on 3. katse ja 2 jardi vaja minna. Buffalo otsustas jälle joosta ja siin said nad 1 jardi. Nüüd jõudis Buffalo rünnak 4. katsele, 1 jard on veel puudu. Kui palliga meeskonnal on 4. katse, on neil vaja jälle teha otsus. Üldjuhul otsustatakse pall ära lüüa ehk pantida, mis on kindlam valik. Jälle üks koht, kus jalaga lüüakse. See sarnaneb avalöögile ning seni kaitses olnud tiim saab oma rünnakut alustada sealt, kuhu püüdja palliga jõuab. Ohutuse mõttes saab püüdja sooritada nii nimetatud fair catchi, mis ei luba vastastel teda maha võtta, aga samas ei saa ta palliga ka lõpuala poole joosta. Teine variant on see, et kui rünnakul on 4. katse ja nad on jõudnud vastase lõpualale piisavalt lähedale, saavad nad proovida väravat lüüa. Nagu siin Buffalo teeb. Siin peab jälle jalaga pallipostide vahelt läbi lööma ja kui see õnnestub, antakse neile 3 punkti ja pall läheb uuesti vastastele avalöögiga. Kui löök läheb mööda, saavad vastased palli sealt, kust 4. katse just algas. Ja 3. variant, mis on riskantsem, on proovida rünnakut jätkata. Siin klipis on Buffalol 4. katse ja 1 jard minna. Mängujuht jookseb ise ning saab 2 jardi ehk 4 katset first downi. Riskantseks teeb selle otsuse aga see, et kui first downi ei saada, saab teise tiimi rünnak sealt samast alustada. Sellepärast lüüakse üldjuhul pall vastasele, et neil oleks pikem maa minna. Siiamaani oleme rääkinud ainult ründest, aga kaitsel on Ameerika jalgpallis sama tähtis roll. Samamoodi nagu rünnak enne igat katset, paneb ka kaitse paika oma kombinatsiooni. Kaitses on kõige olulisem asi vastase pallikandja maha võtta. Seda kutsutakse tackliks. Rünnakul võib tegelikult ka jarde kaotada, kui pallikandja võetakse maha algusjoones tagapool. Eriti magusad on säkid, kui kaitse saab vastase mängujuhi maha. See oli näiteks Margus Hundi põhiliseks tööülesandeks. See teeb mõistagi first downi saamise ründe jaoks keerukamaks. Kaitse saab mängu mõjutada ka söödumängu segamisega, lüües õhus oleva palli maha enne püüdjani jõudmist. Kui kaitse lööb palli maha, on tegemist ebaõnnestunud sööduga ehk incomplete passiga ning rünne kaotab katse ja jätkab samalt kohalt. Kaitses on võimalik ka rünnakult pall ära võtta. Selleks on 2 viisi. Kui kaitsel õnnestub sööt õhust vahet lõigata ja kinni püüda, on tegemist interceptioniga ja kaitsja saab sellega vastase lõpuala poole joosta. See on suur võit, sest nende rünnak saab alustada sealt, kus palliga kaitsja maha võetakse või outi jookseb. Teine võimalus on pallikandjal pall käest lüüa enne kui ta maas on, seda kutsutakse fumbliks. Mõlemal juhul on kaitsemängijal võimalus ka touchdown skoorida, nagu siin klipis Kansas City Chiefsi mängija teeb peale fumblit. Ja samamoodi peale vahetlõiget, siin klipis jookseb kaitsja ühest väljaku otsast teise ja skoorib touchdowni. Kaitsemängijate touchdownid on pigem haruldased, aga kui need juhtuvad, muudavad need mängu. Üks asi, millest me ei ole veel rääkinud, on kohtunikud ja vigade vilistamine. Vigade vilistamine käib Ameerika jalgpallis teistmoodi kui muudel aladel. Kohtunikud viskavad viga nähes väljakule kollase lipu, mida näidatakse ka graafikal. Peale seda selgitavad kohtunikud, kes rikkus reeglit ja mis reeglit rikuti. Kui vea sooritas ründav tiim, kaotavad nad kas jaarde või katseid. Kui vea teeb kaitsev tiim, antakse ründele jaarde või esimese katse. Kokkuvõtteks. Touchdown annab 6 punkti, lisakatse peale touchdowni kas 1 või 2 lisapunkti. Field goal ehk väljakult värava löömine annab 3 punkti. Vahel harva saab kaitse skoorida ka ilma vaheltlõike või fumble'ita. Kui nad saavad vastase maha tema enda lõpualas, on tegemist safety'ga, mis annab kaitsvale tiimile 2 punkti ja õiguse rünnata. Mängu võidab mõistagi tiim, kes kogub 60 minutiga kõige enam punkte. Viigi puhul mängitakse lisaaeg, mis põhihooaja mängudes võib lõppeda viigiga, aga play-offis mängitakse nii kaua, kuni võitja selgub. Loodetavasti saite selle videoga ülevaate, kuidas Ameerika jalgpallimänge vaadata. Tulevikus jätkame selliste videote seeriaga, kus seletame veel täpsemalt mängu iserasusi. Huvi korral tasub muidugi ka ise väljakule minna. Eestis on selleks mitu võimalust ja klubide info paneme video kirjeldusse. Kõige parem viis kursis püsida on aga kuulata Cover 3 Ameerika jalgpalli podcasti.